Alustaksime üldkoguga. Kutsun üldkogu ette hariduskomisjoni. Kes komisjonist soovib ette lugeda tööklauslid? Ungari, palun. Aitäh, proua president, austatud president, asepresidendid ja delegaadid. Hariduskomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni Euroopa mudelparlamendile. Kutsub täiendavalt üles Euroopa Liidu üleselt õpetajatööd rohkem väärtustama läbi erinevate õpetajaid tunnustavate programmide loomise. Soovitab täiendavalt toetada silmapaistvaid õpetajaid rahaliste stipendiumitega. Rõhutab liikmesriikidele õpetajate eneseväljendusoskuse arendamise olulisust nende koolitamisel. Julgustab oma liikmesriike koostama kampaaniaid, et esile tuua meesõpetajate olulisust õpetamisprotsessides. Palub täiendavalt luua pikaajaline õpetajate töötasu tõstmise rahastusplaan, et tõsta õpetaja keskmist palka võrdväärsele tasemele teiste kõrgharitud spetsialistide keskmise palgaga. Tuletab liikmesriikidele meelde, et on oluline teavitada õpilasi ja õpetajaid nende õigustest ning kohustustest. Toetab Euroopa Liidu ülese järelevalvekomisjoni loomist, mille ülesanded oleksid järgnevad. Kontrollida pisteliselt õpetajate taset üle Euroopa ja suunata õpetajaid vajadusel koolitusele. Kontrollida tundide sisu ja õppemeetodeid. Pakkuda haridusalast õigusabi selle taotlejatele. Palub liikmesriikidel soosida mitme aine õpetajate koolitamist ning motiveerida neid maapiirkondades õpetama, garanteerides neile konkurentsivõimelise töötasu ning atraktiivse elamispinna. Julgustab liikmesriike märkama ja arutama õpetajatega lisatundide küsimust ning toetama aktiivseid õpetajaid, tasudes neile iga läbi viidud asendus- või olümpiaadiatunni eest topelttunni tasuga. Kutsub liikmesriike üles tagama igale õpetajale võimaluse läbida vähemalt aastase rangelt soovituslik pedagoogiline kursus. Kutsub üles muuta atraktiivsemaks väikese populaarsusega koole järgmiste meetoditega. Õppesuundade mitmekesistamine, õpikeskkonna modernsemaks muutmine, õpilaste toetamine majanduslikult ja õpingutel. Palub täiendavalt luua alustavale õpetajale rohkem praktikavõimalusi, et tööle asudes oleks õpetaja omandanud piisava kogemuste pagasi. Julgustab liikmesriike looma rahvusvahelist praktikantidest koosnevat võrgustikku, et praktikandid saaksid omavahel kogemusi vahetada. Soovitab maksta praktikandile võrdväärset palka alustava õpetaja palgaga. Kinnitab soovituste nimekirja, milles on nõuded koolis valitsevateks tingimusteks ja kooli töövahendite olemasoluks. Pakub finantsabi tingimuste täitmisel. Rangelt soovitab riikidel maksta haldusüksustele koolide tegevuse rahastamiseks toetusi vajaduspõhiselt, arvestades konkreetsete haldusüksuste eripäradega. Rõhutab riikidele õpetaja ameti propageerimise olulisust. Teeb ettepaneku luua üle-euroopaline ühing, mis koordineerib õpetajate enesearendamise koolituste korraldamist erinevates Euroopa riikides.
palub Mudel-Euroopa Parlamendi presidendil edastada käesoleva resolutsiooni Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi presidentidele. Aitäh! Delegaat võib naasta oma kohale. Kes komisjonis soovib esitada avakõne? Prantsusmaa, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Lugupeetud proua president, austatud komisjoni esimehed, parlamendisaadikud ning teised saalis viibijad. Haridus on kogu ühiskonda edasiviiv jõud ning põhi, millele rajame oma tulevikku. Noortel, elujõulistel ja inspireeritud inimestel on võime muuta maailma. Ent selleks, et saata korda suuri tegusid, on vaja põhjalikke ning mitmekesiseid teadmisi. Õpetaja on haridussüsteemi süda, käed ja jalad, kelle õlul on raske ülesanne noori kasvatada, õpetada ja inspireerida. Vana-Kreeka filosoof Sokrates on rõhutanud, et kasvatamine on raske tegevus ja selle tingimuste parandamine on iga inimese püha kohus, sest pole midagi tähtsamat kui enda ja oma lähedaste haridus. Raske südamega peame nentima, et viimasel ajal on õpetaja amet muutunud erinevate faktorite tõttu ebaatraktiivseks. Pedagoogidel on nende koormuste kohta kaugelt liiga väikesed palgad, mis ühest küljest pole piisavad motiveerimaks noori haritlasi pedagoogi ametit valima ning teisalt sunnivad paljusid õpetajaid liikuma tööle erasektorisse, mis suudab neile nende kvalifikatsiooni eest pakkuda tunduvalt ligitõmbavamat töötasu. Tänapäeva haridussüsteemis on õpetaja roll oluliselt muutunud. Kui sajand tagasi oli õpetaja, kui vanem ja kogenum autoriteet, õpilaste jaoks peamine teadmiste allikas, siis kaasaegses infoühiskonnas on noorte austus pedagoogide vastu tunduvalt kahanenud, kuna jääb väär mulje, et õpetajat justkui pole vaja, sest kogu info saab internetist paari klikiga kätte. Selle tulemusena pole õpetaja amet ühiskonnas enam nii austusväärne kui varem. Mainitud faktorite tõttu on esile kerkinud tõsine probleem. Noorte õpetajate juurdekasv on mõnedes Euroopa Liidu riikides pikas perspektiivis ebapiisav ning võib tähelepanuta jätmisel kulmineeruda tõsise hariduskriisi ja õpetajate defitsiidiga. Kas te ei leia, et peaksime püüdma seda olukorda kõikide võimalike meedetega vältida? Teine oluline probleem on riikide eripäradest tulenev haridustaseme ebaühtlane kvaliteet liidu ning selle riikide erinevates piirkondades. Selleks, et neid probleeme lahendada, peavad kõik liikmesriigid tegema koostööd ning hariduskomisjon usub, et meie resolutsioon loob soodsad võimalused õpetajate pealekasvu suurendamiseks ning liidusisese hariduskvaliteedi ühtlustamiseks. Seame ülioluliseks prioriteediks tõsta õpetajate sissetulekut kõikides liikmesriikides tasemeni, mis oleks vastavuses nende poolt tehtud töö tähtsusega meie ühiskonnas. Lisaks rõhutame silmapaistvate õpetajate tunnustamise olulisust, innustamaks kõiki õpetajaid oma tööd südamega tegema. Toetame hõredamalt asustatud ja vaesemate piirkondade konkurentsivõimelisust hariduse pakkumisel, väljastades rahalisi toetusi, ning soodustame õpetajate pidevat enesearendamist täiendavate koolitus- ja praktikavõimaluste loomisega. Hariduskomisjon kutsub kõiki saadikuid üles mõistma meie poolt esile toodud probleemi olulisust ning ühiselt pingutama selle nimel, et tõsta õpetaja amet taas au sisse ning tagada parim võimalik haridus Euroopa Liidu tulevastele põlvedele. Aitäh! Aitäh delegaadile, võite naasta oma kohale. Antud resolutsioonile on laekunud muudatusettepanek sätte number 7 osas, asendada säte all järgnevaga. Kontrollida tundide sisu kallutatud ideoloogiliste vaadete leviku piiramiseks ja õppemeetodeid. Palume kõnepulti muudatusettepaneku esitaja Slovakkia 112 Adel Müürsepp.
Tänan, proua president. Ma olen nõus, et 7. punkt on väga oluline ja tuleb luua Euroopa Liidu ülene järelevalvekomisjon, mis kontrollib pisteliselt õpetajate taset, tundide sisu ja õppemeetodeid. Seejuures tuleb austada riikide kontrolli nende õppekava üle. Riigid peavad ise otsustama, mida nad tahavad tundide sisu raames õpetada ja ainuke asi, mida saab järelevalvekomisjon üle vaadata, on see, kas tundide sisus kajastatakse mingeid kallutatud ideoloogilisi vaateid, mis siis on tulnud valitsuse pealesurumisel. Seal hulgas siis näiteks fašistlikud vaated, liiga kristlikud, liiga teoloogilised vaated ja erinevad siis ajalooliste sündmuste kallutamised või siis inimeste diskrimineerimised. Ja siinjuures tahaksin jällegi toonitada, et selle lisamine sinna on väga oluline, seepärast, et sellest muutub väga lause sisu. Seepärast, et sellele ei pöörata hetkel liiga tõsist tähelepanu, see väärib rohkem tähelepanu ja haridus on äärmiselt oluline, kuna see omab esmast siis funktsiooni inimestele ühiskondliku tausta andmisel. Ja kui see on kuidagi kallutatud, siis me riskime, et terve riik omab mingit kallutatud ideoloogilist vaadet ja see on valitsuse poolt mitte aktsepteeritav, kui nemad kuidagi läbi haridussüsteemi annavad siis inimestele mingit valeinformatsiooni, mis tundub neile kui tõde. Samuti peaks vaatama, et haridus on esmane siis viis, kuidas inimestele õpetada kriitilist mõtlemist. Ja kui me ei lase inimestel arendada seda kriitilist mõtlemist ja anname neile lihtsalt ideoloogilisi vaateid, mis on kallutatud, mitte ei aruta kõigi ideoloogiliste vaadete üle kui võrdväärselt, siis see omab halba tagajärge. Ja kõige selle pärast loodan, et see muudatus viiakse sisse, sest et see teeb terve resolutsiooni palju paremaks. Aitäh teile! Palume muudatusettepaneku esitajal jääda kõnepulti. Üldkogul on võimalik esitada muudatusettepaneku kohta küsimusi. Palume võtta sõnavõttu järjekorda, kellel on küsimusi muudatusettepaneku kohta. Saadik number 12, palun. Suur tänu, proua president. Mul on selline küsimus, et kuidas te kontrollite reaalselt tundides õppimise toimumist? Kas hakkavad käima mingid kontrollid klassis või kuidas see teil kavas on teha? Ja, tundide sisu lähtub eelkõige siis õpikutest ja õppekavast ja muidugi on seejuures ka väga olulist mõju avaldavad siis õppefilmid, mis ei pruugi alati vastata siis tõestele faktidele ja seda peab kindlasti vaatama, et need õppefilmid on õiged. Juba Eestis on ka tegelikult probleem, et näidatakse mingeid õppefilme, mis on ideoloogiliselt kallutatud, mis on siis õpetaja poolt klassile näidatavad. Samuti see jääb siis selle komisjoni otsustada, aga lihtsalt see, et tundide sisu, asendada tundide sisu ideoloogiliste vaadete leviku piiramiseks on oluline, seepärast, et sellest oleneb väga, mida see järelevalvekomisjon teeb. Aitäh. Saadik number 93, palun. Aitäh, proua president. Tekkis selline küsimus, et kas need ideoloogilised vaated peavad olema nagu tundides sisus, nagu need ei tohi nagu välja tulla või õpetamismeetodis ei tohi ideoloogilisi vaateid välja tulla. Aitäh. Jah. Õpetaja ei tohi klassi ees väita, kui tõest informatsiooni, kui see on mitte tõestel faktidel põhinev ideoloogiline vaade, mis eriti oleks problemaatiline, kui see on
valitsuse poolt sisse viidav, nagu mõned Ungari või Poola valitsused vahepeal teevad. Aitäh. Saadik number 43, palun. Aitäh, proua president. Kas siis selle klausli siis näol on tegu tegelikult riigi siseasjadesse sekkumisega otseselt ja nende haridussüsteemidesse puutumisega siis teatud kontrolliga? Aitäh. Jah, kui siia muudatusettepanekud mitte Palume korrektset pöördumist. Aitäh, proua president. Jah, kui sellesse klauslisse mitte muudatust sisse viia, siis tõepoolest on tegu riigi õppekava tundide sisu kontrollimisega, mis ei ole aktsepteeritav. See on riikide enda otsustada, millist õppekava nad tahavad koostada, millist tundide sisu nad tahavad õpetada, aga see on probleem, kui nad tahavad levitada kallutatud informatsiooni. Aitäh. Tahame siin korral tuletada ka meelde, et komisjonil on ka õigus esitada küsimusi, kui on tahtmist. Saadik number 61, palun. Aitäh, austatud president. Siinkohal sooviksin küsida, et olukorras, kus see järelevalvekomisjon, neil on ka enda vaated olemas, siis sellest sõltub ka, mis nemad leiavad, et on ekstreemne, mis ei ole, kuidas on võimalik teha kindlaks, et tegelikult siis mingi ekstreemne info või ekstreemsed vaate, mis võivad sinna jõuda, on tegelikult siiski, et neid ei ole propageeritud kõik kusjuures selle komisjoni poolt, arvestades, et ka neil on mingid vaated olemas. Aitäh. Aitäh, proua president. Siin me defineerime kallutatud ideoloogilised vaated kui need vaated, mida valitsus propageerib siis läbi haridussüsteemi, ehk siis mingid äärmiselt ideoloogilised vaated, fašistlikud vaated, mingid vaated, mis eitavad teatud ajaloosündmuste siis toimumist, vaated, mis propageerivad, et inimesed ei ole kõik siis võrdselt õiged ja ei vääri kõik inimõigusi. Aitäh. Võtame üldkogult viimase küsimuse. Saadik number 53, palun. Aitäh, proua president. Mainisite tõeste ja valede sündmuste käsitlemist. Kes on see, kes otsustab, mis on tõene käsitlus ja mis on vale käsitlus? Lisaks mainisite liialt kristlike vaadete propageerimist. Kuidas suhtute siis näiteks siinsamas linnas baseeruva juudikooli olemasolule? Kas arvate, et vähemusrahvuste ning vähemususuliste inimeste koolid tuleks selle põhjal sulguda või homologiseerida? Aitäh, proua president. Ajaloosündmusi ei tohi eitada, kui need on rahvusvaheliselt siis tunnistatud, kui et nad toimusid. Näiteks, et ei tohi eitada, et holokaust ei toimunud, et mingisuguseid sõdasid ei toimunud. Ja kui kool soovib siis omada või käsitleda teoloogilist materjali, siis ta võib seda teha, aga ta ei või seejuures kallutada ajaloosündmuste toimumist. Et evolutsiooni tuleb käsitleda tundides kui mitte, ja mitte Jumala poolt loomist. Aitäh, võite naasta oma kohale. Kes komisjonis soovib esitada reaktsioonikõne? Hispaania, palun. Aitäh, austatud president, asepresidendid, komisjonide esimehed ja teised saalis viibijad. Hariduskomisjon on sügavalt mures, et osades Euroopa riikides on võimalus õpetajat kasutada riigi soovitud poliitiliste või ideoloogiliste vaadete juurutamiseks.
Toome näitena välja Iirimaa, kus OECD 2012. aasta aruande Education at a Glance andmetel veedavad algklasside õpilased oma koolitundidele kuluvast ajast usuõpetust õppides 10%, kuid Euroopa Liidu keskmine usuõpetuse õpetamisaeg on poole väiksem ehk 5%. See tähendab, et aastas panustatakse Iirimaa riiklikult rahastatud koolides, kusjuures 90% ulatuses on siis Iirimaa koolid katoliiklikud, üle 91 tunni õpilaste usu kujunemisele. Eriti probleemseks teeb Iirimaa näite see, et Iirimaa koolidele ei ole loodud riiklikke juhiseid, kuidas struktureerida õpikeskkonda neile õpilastele, kes ei soovi usuõpetusest sellisel kujul osa võtta ning jäetakse väga vähe alternatiive nendele lapsevanematele, kes ei soovi, et nende lapsed saaksid osa koolis kindla religiooni kujundamisest. Meie soovime, et õpetajad ei oleks need isikud, kes puudutavad näiteks usuõpetuses ainult neid aspekte, mis nende isiklike või riigi soositud väärtustega kokku lähevad. Seepärast soovimegi panna Euroopa-ülese järelevalvekomisjoni üheks ülesandeks tundide sisu ja õppemeetodite kontrollimise, et vähendada ideoloogiliste ja poliitiliste propaganda tegemist koolitundides. Tunneme, et antud muudatusettepanek ei tee meie resolutsiooni tugevamaks, sest jätab alles riikidele võimaluse riigi õppekava kujundada, ehk kui siis üle-euroopaliselt tehakse järelevalvet, siis on võimalus Euroopas kokku leppida, et näiteks tagatakse õpilastele alternatiivsed võimalused, näiteks et nad ei pea mingi konkreetse religiooni kohta nii palju teadma või nad ei pea 91 tundi aastas siis veetma, kuulates ideoloogiate juurutamist, millega nad ise ei nõustu. Et kindlasti on oluline tõesti kõikide religioonide ja üleüldiselt ka ideoloogiliste vaadete näitamine, nii nagu nad on, et ei ole vaja tekitada mingit tsensuuri nii-öelda. Aga siiski see valikuvabadus ei tohiks olla riikidel, vaid seda peaks kontrollima Euroopa-üleselt, et tagada see, et Euroopa-üleselt on kõigil õpilastel võrdsed võimalused. Aitäh! Aitäh, võite naasta oma kohale. Palume muudatusettepaneku hääletuseks komisjonil naasta oma kohtadele. Ja tuletan meelde, et muudatusettepanekul saab hääletada ainult poolt või vastu, erapooletu olla ei saa. Hääletus on lõppenud. 26 poolthääle, 23 vastuhääle on muudatusettepanek vastu võetud. Liigume edasi avatud debati juurde. Ja loomulikult komisjoni liikmed võiksid naasta enda kohtadele tagasi. Kes üldkogus soovib esitada küsimusi? Saadik number 1, palun. Aitäh, austatud president. Mul
oleks küsimus siis esimese klausi kohta, et kutsub täiendavalt üles Euroopa Liidu üleselt õpetajatööd rohkem väärtustama läbi erinevate õpetajaid tunnustavate programmide loomise. Et kui seal see täiendavalt on, kas te saaksite mulle palun nimetada programme, mida on juba loodud, et väärtustada siis õpetajaid? Aitäh! Malta, palun. Aitäh sõna eest. Hetkel ma tahaksin tuua statistilisi andmeid sellele, et hetkeseisuga näiteks meil on vaja õpetajaid programmidega innustada, nagu näiteks me Eestis valime meil aastaõpetajat, siis Tšehhis saavad õpetajad 50% lisapalka, Ungaris näiteks 40% lisapalka oma tööle juurde, kui nad teevad seda hästi, sellepärast, sest kui meil tulevad välja statistilistest andmetest, siis õpetajate töö ei ole väga väärtustatud enam. Seega meil on vaja seda rahaliselt ja ka motivatsioonipõhiselt programmidega veel innustada. Aitäh! Sel juhul, kas kellelgi on üldse küsimusi klauslite 1, 2, 3 kohta? Kui ei ole, siis palume võtta sõnavõttu järjekorrast ära. Me liigume nüüd klauslite 1, 2, 3 juurde. Kas üldkogul oleks selle kohta küsimusi? Antud klauslite kohta küsimusi. Saadik number 62, palun. Aitäh, austatud president. Klauslis 2 väidate, et õpetajaid tuleks täiendavalt toetada rahaliste stipendiumitega. Kui suured peaksid olema need rahalised stipendiumid? Kes sooviks sellele komisjonist vastata? Belgia, palun. Aitäh, proua president. Kuna meie oleme oma resolutsiooniga veel alles sellises järgus, et see pole isegi mitte vastu võetud veel, siis tegelikult täpselt rahalisi stipendiumeid me öelda ei oska, aga eks me jätaksime igal liikmesriigil ise teatud valikuvõimalust ka, aga selle punktiga me tahaksime just rõhutada seda, et on oluline õpetajaid toetada ka rahaliselt, kuna see on üsna suur probleem praegu õpetajate juures. Aitäh! Julgustame kõiki üldkogu liikmeid aktiivselt võtma üldkogu töös, osa võtma. Saadik number 83, palun. Aitäh, proua president. Teine OC, et soovib täiendavalt toetada silmapaistvaid õpetajaid. Silmapaistev on minu vaatenurgast pigem selline välimuse poolest. Siis minu küsimus võib-olla oleks see, et kuidas te saate tagada selle, et see raha läheks või stipendium läheks reaalselt õige nii-öelda õpetaja kätte, kes seda ka päriselt väärib? Itaalia, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Silmapaistvuse all me mõistame siis erinevaid uudseid õppemeetodeid, õppematerjale ja loodud erilisi õppekeskkondi õpilastele. Ja neid jagatakse riikide välja pakutud õpetajatele või koolide nomineeritud õpetajatele, mis on siis riigi tasemelt ja Euroopa tasemelt. Aitäh. Võtame veel üldkogust 2-3 küsimust. Nende klauslite kohta 1, 2, 3, kas kellelgi veel üldkogust on küsida nende kohta? Saadik number 82, palun. Aitäh, proua president. Siin 3. punktis on välja toodud, et rõhutab liiklusriikidele õpetajate eneseväljendusoskuse arendamise olulisust nende koolitamisel. Tahaksingi siinkohal küsida, kui oluline siis on õpetaja eneseväljendusoskus õpilaste õpetamisel? Aitäh. Holland, palun.
Aitäh sõna eest, proua president. Eneseväljendusoskus on väga oluline, kuna kui õpetaja on liiga stressis ja pinges ning ta ei oska ennast õieti väljendada, võib ta öelda näiteks õpilasele halvasti või käituda nii, nagu ei tohiks õpetaja käituda, ehk alandada õpilast, siis seetõttu peakski õpetama, kuidas siis ennast väljendada nii, et kõigil oleks tore olla klassis. Aitäh! Võtame üldkogust veel viimase küsimuse. Saadik number 1, palun. Aitäh, austatud president. Mul oleks samuti küsimus 3. punkti kohta, eneseväljendusoskuse arendamise. Mille põhjal te võtate, et hetkel on just eneseväljendusest puudust? Aitäh. Hispaania, palun. Aitäh, proua president. Arvame seda sellepärast, et paljud riigid on kurtnud, paljud riikide õpetajad on kurtnud, et nad ei ole enam klassi ees autoriteetsed, neid ei kuulata ja nad ei oska ennast piisavalt hästi kehtestada. Samas me ei arva, et me peaksime liikuma sammu tagasi ja liikuma siis sellise süsteemi juurde, kus õpetaja lihtsalt ütleb, mida on vaja teha ja õpilased ei tohi vastu vaielda. Me tahaksime seda, et õpilased ja õpetajad leiaksid sellise kuldse kesktee, kus õpetaja oskab ennast väga hästi, selgelt ja viisakalt väljendada nii, et kõigil on klassis hea olla ja keegi ei tunne, et nende õigusi piiratakse. Aitäh. Liigume edasi klauslite 4, 5, 6 juurde. Kes sooviks küsida küsimusi üldkogust? Saadik number 12, palun. President, mul on küsimus klausel number 4 kohta, et palun selgitage meesõpetajate olulisus õpetamisprotsessides. Aitäh. Prantsusmaa, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Meie leiame, et meesõpetajad on haridusprotsessides samaväärselt olulised kui naisõpetajad, sellepärast et poistel on kergem pöörduda nende poole oma mingisuguste isiklike probleemidega, sellepärast et meesõpetajad on neile mingil määral näiteks emotsionaalselt sarnasemad, ent meie arvates on kahetsusväärne, et praeguses süsteemis on meesõpetajaid väga vähe. Aitäh! Saadik number 61, palun. Aitäh, austatud president. Te mainite 6. punktis, et on oluline teavitada õpilasi õpetajate õigustest ning kohustustest. Esiteks sooviks ma teada, et kas seda koolides juba ei tehta, teiseks, kuidas te siis mingite lastekarjale teete siis nüüd paremini selgeks, mis on nende õigused ja kohustused. Aitäh. Julgustame kõiki komisjoni liikmeid aktiivselt komisjoni tööst osa võtma. Belgia, palun. Aitäh, proua president. Siin me tahamegi rõhutada just seda, et võib-olla Eestis tõepoolest õigusi ja kohustusi tutvustatakse natukene rohkem, siis meil on Euroopas liikmesriike, kus natukene on puudujäägid õiguste tutvustamisel. Näiteks võib-olla kuskil Balkanimaa riikides õpilased ei tea, et näiteks õpetaja ei tohi võib-olla neid nurka panna, seisma, kui sellist asja veel võib olla. Ja siis me tahamegi luua veel täiendavaid kampaaniaid ja täiendavaid sõnavõtte ja teavitusi, et ikkagi kõik liikmesriigid teavitaksid oma õpetajaid ja õpilasi nende õigustest ja kohustustest. Aitäh. Saadik number 22, palun. Suur tänu, proua president, et sooviksin küsida klausli 5 kohta, et te soovite tõsta õpetajate keskmist palka ning ka mitmes teises punktis soovite väga suuri rahalisi ressursse suunata haridusse, et mille arvelt siis kärbitakse rahastust muudes Euroopa valdkondades. Suur aitäh. Kes komisjonis sooviks vastata sellele?
julgustame kõiki komisjoni liikmeid aktiivselt komisjoni üldkogu töös osalema. Ungari, palun. Aitäh, proua president, et muudel Euroopa Parlamendil ei ole tegelikult raha küsimus. Nii et aitäh. Kas see vastus rahuldas antud delegaati? Saadik number 22, palun. Aitäh. Antud hetkel ei rahuldanud, aga ma pean nõustuma, et muudel Euroopa Parlamendil pole rohelisi. On õigus küsida jätkuküsimus? Ei ole siis. Selge. Liigume edasi. Võtame viimase küsimuse. Saadik number 93, palun. Aitäh, austatud president. Ma küsin siis klaustri 6. kohta. Et me peame teavitama õpilasi ja õpetajad nende õigustest ning kohustustest. Eelnevalt olete rääkinud, et need õigused ja kohustused on hetkel nagu valesti, kokku pandud, et mis, ja ma ei saanud ka vastust eelnevalt küsimusest, et mis täpselt need õigused ja kohustused on. Aitäh. Kes sooviks komisjonis sellele vastata? Julgustame kõiki komisjoni liikmeid aktiivselt üldkogu tööst osa võtma. Malta, palun. Aitäh, proua president. Ma üritan siis vastata sellele nii, et meil siis saaksid kõik vastuse sellele. Hetkeseisuga siis 23,4% Bulgaaria õpetajatest väidab, et õpilased astuvad neist üle. Sellega nad ei kuula tunnis ja nad ei tee oma kodutööd ja õpetaja ja õpilase vaheline koostöö ei suju. Nii on ka väitnud Prantsusmaa ja Hispaania, kes on päris suured riigid, mis on päris suure rahvaarvuga ja päris suure õpilaste arvuga. Selle juures me soovime lihtsalt meelde tuletada õpilastele ja õpetajatele, et nende vaheline koostöö on oluline ja et nad ka teeksid seda koostööd, sest hetkeseisuga statistika andmetel, kui riigisiseselt 2/3 jäävad nagu oma positsioonile, et nad lihtsalt jäävad sõnatuks. Aga kui 1/3 väidab, et õpilased astuvad neist üle, siis see on probleem. Ja kui seda väidavad näiteks, meil oli Bulgaaria, seal oli Portugal ka, Prantsusmaa, Hispaania. Palume võtta kokku vastuse. Siis neid on liiga palju. Aitäh, ma loodan, et sa said vastuse. Liigume edasi klauslite 789 juurde. Saadik number 24, palun. Aitäh, proua president. Punkt 8. Teie komisjon on teinud ettepaneku motiveerida aineõpetajaid töötama maapiirkondades, garanteerides neile konkurentsivõimeliselt töötasu ja atraktiivse elamispinna. Et minu küsimus on, et kes seda peaks rahastama? Euroopa Liit, kohalik omavalitsus või riik? Aitäh. Hispaania, palun. Aitäh, proua president. Meie palume siis rahastada sellist tegevust liikmesriikidel, kuid pakume selleks ise finantsilist toetust. Aitäh. Saadik number 2, palun. Aitäh, proua president. Sooviksin küsida klausli 7 alapunkti kohta, kus te mainite, et teie plaan on kontrollida õpetajate taset pisteliselt ja suunata neid õpetajaid vajadusel koolitustele. Aga kui avastatakse, et õpetaja tase on alla igasugust arvestust ja ta keeldub koolitusele minemast, mida te siis teete? Aitäh. Prantsusmaa, palun. Aitäh sõna eest, proua president.
hariduskomisjon leiab, et kui õpetaja tõesti ei ole ise huvitatud enesearendamisest ning tema tase meie vaatluste põhjal on allapoole igasugust arvestust, siis me võtame käsile erinevaid meetmeid, et see õpetaja ei saaks enam õpetada. Aitäh! Võtame viimase küsimuse. Saadik number 12, palun. President. Mul on küsimus klausel number 8 kohta, et soosida aineõpetajate koolitamist ja motiveerida neid maapiirkondades õpetama. Samas on paraku reaalsus, et näiteks juba kas või Eestist, et maapiirkondades pannakse koole aina rohkem ja rohkem kinni. Õpilasi jääb aina rohkem ja rohkem vähemaks. Seega kuhu lõpuks neid õpetajaid, need ei ole kusagile enam maapiirkondadesse saata eriti. Palume kiiret vastust. Belgia, palun. Aitäh, proua president. Siin me näeme, et tegelikult on piirkondi, kus õpetajaid maal on palju ja õpilasi on vähe ja seal tõepoolest ei ole meil vaja motiveerida õpetajatel sinna juurde minema. Aga on ka kohti, kus tegelikult lihtsalt õpilasi on ja on vaja teatud eriala aineõpetajaid, aga lihtsalt neid aineõpetajaid ei ole mitte kuskilt võtta, sest et nende jaoks on parem ja nagu kasulikum töötada suuremates linnades. Aitäh! Liigume edasi klauslite 10, 11, 12 juurde. Nii. Saadik number 82, palun. Proua president, sooviksin siis nimelt küsida 10. punkti kohta. Mis asi see vähemalt aastane rangelt soovituslik pedagoogiline kursus on? Mida see hõlmab ja miks see vajalik on? Aitäh! Prantsusmaa, palun. Suur aitäh sõna eest, proua president. Meie leiame, et Euroopa Komisjoni poolt 2016. ja 2017. aastal tehtud uuring toob välja, et erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides leidub õpetajaid, kes küll töötavad õpetajana, seega nad on selleks kvalifitseeritud, neil on vastav eriala, ent nad ei ole läbinud pedagoogilist kursust. Seega me julgustame liikmesriike sellistele õpetajatele pakkuma aastast pedagoogilist kursust, mis siis ei ole väga pikk, milles sisalduksid siis eelnevalt mainitud eneseväljendusoskus, võib-olla näiteks tänapäeval ühe järjest suureneva probleemi, ehk siis vaimsete probleemidega õpilastega käitumise oskust ning üldist teema seletamisoskust inimestele, kes saavad sellest vähem aru kui kõrgharidusega õpetaja. Aitäh! Võtame viimase küsimuse. Saadik number 103, palun. Okei, sel juhul saadik number 43, palun. Aitäh, proua president. Mul on küsimus 11. klausli kohta. Te tahate muuta atraktiivsemaks väikese populaarsusega koole siis vastavate meetmetega, aga kas te ei arva, et väikese populaarsusega koolide siis vähene populaarsus tuleneb pigem demograafilistest või tähendab siis rahvastiku paiknemisest, mitte sellest, et seal ei ole piisavalt õppesuundi või et seal ei ole piisavalt modernne siis õppekeskkond. Et kas te ei arva, et nagu need meetmed ei sobi absoluutselt selle siis probleemi lahendamiseks siin kohal? Aitäh! Holland, palun. Aitäh, proua president. Tegelikult seisneb atraktiivsemaks muutmine sellest, et saada linnakoolidest õpilasi maakoolidesse, et väheneks koolide ülerahvastatus. Aitäh. Liigume edasi klauslite 13, 14, 15 juurde. Saadik number 103, palun. Aitäh, proua president. Klausel number 14 soovitab maksta praktikandile võrdväärset palka alustava õpetaja palgaga. Kas te ei arva, et see on natuke ebaaus ikkagi alustavate õpetajate suhtes, sest praktikandid on üldjuhul inimesed, kes alles õpivad seda ametit, aga algavad õpetajad on ikkagi läbinud
täieliku koolituse ja saanud ülikooli kraadi. Aitäh! Julgustame kõiki komisjoni liikmeid aktiivselt osa võtma. Slovakkia, palun. Aitäh, proua president. Meie komitee mõtles selle all, et alustava õpetaja ja praktikandi kogemus on suht sama. Nende kogemuste pagas pole nii väga erinev ja me peame motiveerima praktikante pärast praktikat tööle jääma. Aitäh. Saadik number 13, palun. Proua president, väidate, et alustava õpetaja ja praktikandi kogemus on peaaegu sama, aga arvestades, et õpetajad enamjaolt ei saa peale igat aastat palka juurde, nii et näiteks 4. aasta õpetaja võib saada samaväärset palka 1. aasta õpetajaga, kas see 4. aasta õpetaja peaks arvama, et tema töö on võrdväärne ning väärib võrdset kompenseeringut praktikandiga? Prantsusmaa, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Antud olukorras on probleem selles, et jällegi näiteks Inglismaa näitel umbes 40% praktikantidest pärast praktikat ei jää õpetajana tööle. Ning meie leiame, et selleks, et nad sooviksid rohkem õpetajana tööle jääda, oleks väga hea motiveerimisvahend raha. Ning olgugi, et see võib olla natukene ebaõiglane või siis ärritav nende õpetajate jaoks, kes on pigem juba töötanud, siis meie leiame, et selle õpetajate juurdekasvu probleemi lahendamise seisukorrast oleks oluline, et rohkem praktikante jääks pärast praktikat tööle. Aitäh! Võtame viimase küsimuse nende 3 klausli kohta. Saadik number 53, palun. Aitäh, proua president, pean nentima, et minu küsimus on klausli number 16 kohta. Sel juhul palume teil mitte esitada küsimust, võtta oma sõnavõttu järjekorrast ära. Saadik number 82, palun. Aitäh, proua president. Tahaksin küsida 13. punkti kohta. Nimelt, miks just rahvusvahelistest praktikantidest koosnev võrgustik, et kas poleks mõttekam lasta oma ala ekspertidel õpetada praktikante välja, et kas see oleks natuke kompetentsem süsteem? Aitäh. Portugal, palun. Aitäh, proua president. Vaadake, eri riikides on erinevad kogemused ja eri riikides on erinevaid meetodeid kasutatud. Nii et me usume, et nende kogemuste jagamisest oleks väga palju abi. Aitäh. Nüüd liigume edasi klauslite 16, 17, 18 juurde ja me võtame vastu ainult 2 küsimust. Saadik number 94, palun. Aitäh, proua president. Klausel 17 rõhutab riikidele õpetaja ameti propageerimise olulisest. Kas õpetaja amet ei ole juba oluline? Aitäh. Kes sooviks kiirelt vastata sellele küsimusele? Hispaania, palun. Aitäh, proua president. Arvame tõesti, et õpetajaamet on väga oluline ja me tahame rõhutada riikidele, et nad omakorda propageeriksid selle ameti olulisust ja tegelikult selle propageerimise olulisust näitavad kõik meie resolutsioonis toodud probleemid ja lahendused on meil ka kõik tegelikult juba eelnevalt mainitud. Aitäh. Saadik number 34, palun. Aitäh, proua president. Punkt 18, et te teete ettepaneku luua üle-euroopaline ühing, mis koordineerib õpetajate enesearendamise koolituse korraldamist erinevates Euroopa riikides. Minu küsimus on see, et kas te arvate, et mis on viisid, mis töötavad ühes Euroopa osas, on ka sobilikud teistes Euroopa koolides? Aitäh.
Belgia, palun. Aitäh, proua president. Hariduskomisjon leiab, et suures osas on need viisid ikkagi sarnased, kuna Euroopa ei ole nii suur regionaalala, et siin oleks nii erinevad piirkonnad. Aga siiski meie eesmärk selle punktiga ongi see, et me saaksime tagada kindluse, et absoluutselt igas Euroopa liikmesriigis neid koolitusi ikkagi korraldatakse ja et need koolitused toimuvadki ja õpetajad saavadki sinna minna ennast koolitama. Aitäh. Sellega on avatud debatt lõppenud. Kas keegi üldkogust soovib esitada antud resolutsioonile vastukõne? Saadik number 22, palun. Jah, on luba. Suur tänu, proua president, austatud president, asepresidendid, saalis viibijad. Mul on väga suur au, et saan üldkogu ees rääkida hariduskomisjoni resolutsioonist. Soovin juhtida üldkogu tähelepanu hariduskomisjoni resolutsioonile, milles on selgeid puudujääke. Nagu mainis meie hariduskomisjoni avakõne, haridus on ühiskonda edasiviiv jõud. Haridus on ühiskonna oluline alustala. Ilma hariduseta ei saa tekkida ühiskonnas vajalike erialade spetsialiste, nagu arstid ja teadlased. Ning Euroopa Liidu jaoks on haridus samuti väga oluline. Vaatame korraks hariduskomisjoni resolutsiooni. Kõik OUC-d, mis üritavad mingeid praegu tõesti esinevaid probleeme lahendada, pärinevad siis rahalistel allikatel, ehk siis üritatakse rahalisi allikaid kasutades probleeme lahendada. Ja minu arvates on see MEP-i reegli kuritarvitamine, et meil on lõpmatu rahaallikas, sellepärast et sääraselt ei ole võimalik lahendada päriselus kõiki probleeme. Ja siis rahastuse äravõtmine teistelt olulistelt aladelt, nagu näiteks keskkond, võib tekitada ainult juurde probleeme teistel erialadel. Hariduskomisjon on väga tugevalt välja toonud kristlike koolide taunimise. Minu arvates ei ole hariduskomisjonil õigus taunida Iirimaa katoliiklikke koole, kuna Iirimaa jaoks on katoliiklus väga oluline kultuuri alustala ja seda peab kindlasti Iirimaal ka koolides õpetama. See on nagu Eesti kultuuri õpetatakse samuti Eesti koolides ning seda ei tohiks piirata. Võttes enda kõne kokku, innustan teilt tugevalt antud resolutsiooni vastu hääletama, kuna hariduskomisjon pole olnud piisavalt pädev, et antud probleeme lahendada. Aitäh! Aitäh, võite ennast oma kohale. Kes soovib komisjonist esitada lõpukõne? Belgia, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Lugupeetud proua president, asepresidendid, austatud komisjoni esimehed ja parlamendi saadikud. Vastukõnes, mis esitati meie resolutsiooni vastu, toodi välja, et meie kõik OUC-d põhinevad rahaliste probleemidel ja et meie ainsad lahendused on see, et anname rohkem raha õpetajatele ja haridussektorisse ja kõik probleemid lahenevad. Tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et see pole absoluutselt tõsi. Meie oma lahendustega toome välja palju lahendusi, kuidas õpetajate mainet parandada, kuidas tuua õpetajate ameti olulisus inimestele rohkem igapäevapilti. Ja lisaks sellele me tahame ka teha justkui rõhuda sellele, et õpetajad ja ka õpilased teaksid kõiki oma õigusi ja seda, et tegelikult õpetajatel ei ole vaja näiteks kannatada lastepoolset
mingisugust vaimset kiusamist, vaid õpetajad võivad ka midagi teha. Et meie toome välja ka lahendusi, kuidas õpetajate olukorda koolides teha mugavamaks ja atraktiivsemamaks. Ja teiseks tahaks juhtida tähelepanu sellele, et me oleme mudel Euroopa Parlamendil ja tegelikult meie võime tuua välja neid rahalisi lahendusi, kuna meil ei ole raha piirang siin. Ja teine asi, mida teie ütlesite oma vastukõnes meile, oli see, et meie taunime kuidagiviisi kristlikke koole. Ei, me ei tauni neid. Me juhtisime tähelepanu sellele, et me ei saa lubada, et kuskil Euroopa liikmesriigis, Euroopas on sõnavabadus, igal pool Euroopas on sõnavabadus. Seega me ei saa lubada, et kuskil Euroopa liikmesriigis, koolides surutakse õpilastel peale kristlust. See on täiesti okei meie hariduskomisjoni arvates, et kristlust õpetatakse seal ja võib-olla isegi natukene juurutatakse. Näiteks käiakse kooliga kirikus, jõulude ajal, muudel tähtpäevadel, see on okei, aga iialgi ei tohiks seda peale suruda õpilastele, kes ei soovi olla kristlased, kuna see oleks otsene sõnavabaduse ja usuvabaduse piiramine. Ja me usume, et te kõik nõustute, et meid kõiki vaevavaks probleemiks on see, et õpetajaamet ei ole piisavalt atraktiivne. Paljudes Euroopa riikides on noorte õpetajate pealekasv märkimisväärselt aeglasem kui vanade õpetajate pensionile jäämine, mis siis teiste sõnadega tähendab seda, et väga palju noori tudengeid ei vali õpetajaametit, et õppida õpetajaks, või siis isegi kui nad õpivad, siis nad mingi moment loobuvad, kuna näevad, et see on liiga raske ja toob liiga vähe raha. Aga samas meil on palju vanu õpetajaid, kes õige pea hakkavad minema pensionile ja me ei saa mitte midagi teha, sest et neil ilmub pensioniiga ja nad võivad minna pensionile. See on nende õigus ja isegi mingi moment saabub aeg, kui nad peavadki minema pensionile. Meie resolutsioon toobki esile erinevaid lahendusi, kuidas õpetaja elukutse mainet parandada. Ja need on kõik olemas meie OSCE punktides, võite lugeda. Me oleme veendunud, et me saame muuta oma resolutsiooniga paremaks ja ühtsemaks seda, et igas Euroopa riigis oleks ülemaailmselt eesrinnas olev hariduskvaliteet. Igal Euroopa noorel, olenemata tema elukohast, päritolust või rahalistest võimalustest, peab olema võimalus saada kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridust. Kui me ei tegele selle probleemiga kohe, siis mõnekümne aasta pärast võime end leida olukorrast, kus meil ei ole enam piisavalt tublisid õpetajaid ja me ei suuda enam tegeleda hea hariduse pakkumisega üle kogu Euroopa Liidu. Ja meie resolutsioon toobki välja ettepanekuid, et lihtsustada kõikidel liikmesriikidel saada ühiselt kõigepealt aru meie probleemidest ja siis leida mingisugused lahendused, et iga liikmesriik enda vajaduspõhiselt teaks, mida siis teha. Palume kõne kokku võtta delegaadil. Palumegi hääletada meie resolutsiooni poolt. Aitäh. Palume hääletuseks komisjonil naasta oma kohtadele. Algab resolutsiooni hääletamine. Hääletada saab nii poolt, vastu kui ka erapooletult. Hääletus võib alata nüüd. ...21 poolthääle, 26 vastuhääle ja 2 erapooletuga ei ole resolutsioon vastu võetud, aplodeerimine pole päevakorras.